seda toitu nii palju kui tahaks. Kuid löök allapoole vööd võib tulla hoopis meie endi koduõuelt. Ei, tegemist ei ole tapja mesilaste invasiooniga, vaid hoopis kodumesilaste salapärase väljasuremisega. See on nüüd maailmas alguse saanud aastal 2006 Ameerika Ühendriikides, kus pandi sügisel tähele seda, et ootamatult hakkas mesilaspered nõrgaks jääma ja hoopis ära kaduma mesilased. Ja siis anti selle nimetuseks mesilasperede kollaps. Hakati seda uurima, et otsida põhjusi ja seda uuritakse siiamaani ja päris üheseid põhjuseid jaatagi. Kuid Aleksei Turovskil on mesilaste väljasuremise kohta oma teooria. Selektsioonitöö viis neid nii kaugele, et nad on nii mõneski osas üsnagi haavatavad. Sel talvel läks päris mitu peret välja. Mitte väga palju, aga siiski suhteliselt. Kui mul läheb talvel 1-2 peret, seega läks natuke rohkem. Aga miks välja läks, ei oska ütelda. Kodumesilaste väljasuremise otsest põhjust ei tea keegi. See võib peituda geneetiliselt muundatud taimedes, raadiolainetes kui ka pestitsiitides. Ja osa taimekaitsevahendid näiteks on sellise toimega, et ta võib tekitada mesilastel orientatsiooni häirid. Mesilane ei orienteeru enam, ei leia koduteed, jääbki metsa, sellepärast näiteks. Mesilaste väljasuremisega kuivaks kokku ka meie toidulaud. On ju palju taimeliiki, mis ei sõltu mesilasest. Ütleks kas sama kartul ja paljud enamust teraviljadest, eks ole. Aga on suur osa, mis jälle kas otseselt sõltuvad või ringiratast sõltuvad. Kuid kahjuks ainult õhust ja armastusest inimene veel elada ei oska. Mida siis teha? Kas lüüa hambad ligimese kintsu, sest inimesi on ju palju? Tegelikult on suure näljaga asi naljast kaugel. Nälg on midagi niivõrd jubedat, mida me vist ei tea keegi, mis asi see on. Stalingradis sisse piiratud Saksa vägedes mulle rääkis ise üks, kes sellest sõjast osa võttis ja ütles, surnuid oli palju, süüa ei olnud ja pehmed kohad pisteti kõik nahka. Nii et ärgem tõttakem hukka mõistma sellist küllaltki meie jaoks äärmuslikku nähtust, vaid üritagem mõista ja kuni me ise ei ole niisugust nälga kogenud, siis ei maksaks vist praalima hakata või arvata, et mina nii ei teeks. Me ei tea, mis me siis teeme. Aga missugune siis oleks Eesti elu ilma mesilasteta? Kunagi oli üks selline lause kasutusel nagu, et hääletu kevad. Natuke sinna poole see kiipub minema, sest tugevasti moonduvad loodusest taimekooslused, eks ole. Ilmsesti läheb väga palju raskemaks põlluharijatel, aiapidajatel. Seega kõik muutub. Pärast pausi. Mageda vee pärast juba sõjad maailmas on ju alanud. Ligemale pool purjespordikeskust kuskil saab olema siis vee all. Paljud inimesed on ajukahjustusega tulenevalt alkoholi tarvitamisest. Nagu ütlevad kogenud sõdurid, kõik on korras seni, kui sul on piisavalt padruneid ja vett. Kas ka veeriik Eesti võib ühel päeval kuivale jääda? Mageda vee pärast juba sõjad maailmas on ju alanud. Sõltuvalt nafta hinnast, eks ole, võib öelda, et Saudi-Araabias vaata, et kõrbes on liiter vett sama palju kui liiter naftat. Tallinlased joovad iga päev keskelt läbi 58 000 kuni 60 000 kantmetrit vett. Kuna siia tuleb pidevalt vett juurde, siis selle veeressursiga ei ole nagu probleemi. Ega see meie mure on ikka olnud rohkem, et mitte vett hoida, vaid ikka kolinal merre lasta nii kiiresti kui võimalik. Sellepärast, et kui me tahame ikkagi madalamaid põlde majandada ja ka metsi, siis meil on ikkagi see liigvesi on pigem probleemiks. Karta on, et Eestis seda vist ei juhtu, et vesi otsa saab. Me oleme taastuvate ressurssidega, on see siis mets, on see siis põllumaa, on see siis vesi, me oleme ikka väga hästi varustatud ja selles mõttes on päris hea, et meid ei ole palju. Ja meie probleem pigem on selles, et keegi ei tuleks seda ressurssi meie eest jagama või ressurssi ära võtma. Aasmäe sõnul ohustavad meid enim otsused, mis tehakse Brüsselis. Just seetõttu pole ka Norra Euroopa Liitu astunud, sest vastasel korral näeks nad oma naftat sama palju nagu oma kõrvu. Aga äkki on hoopis Põhja-Aafrikast tulevad immigrandid need, kes Eestimaa kuivale tõmbavad.
Et meil elamiseks on vaja oskusi, mida maailma enamikel immigrantidel lihtsalt ei ole. Ja meie novembri sadude ja niiskuse talumine käib enamus maailma immigrantil lihtsalt üle jõu. Hulga tõsisem probleem on veehoidlate inimtegevuse tõttu reostumine. Kogu Eesti joogivett ilmselt üks õnnetus ära ei riku, aga kui me arvestame seda, et väga suur osa Eestist elab Tallinna linnas, suur osa inimesi ja ümbritsevates omavalitsustes ja on seotud nad väga tihedalt Ülemiste järvega, siis Ülemiste järve vee reostumine võib tähendada juba sadadele tuhandetele inimestele joogivee probleemi. Iga päev lendab Ülemiste veehoidlast üle kümneid ja kümneid lennukeid. Aga mis saab siis, kui ühel ilusal suvepäeval lennuk järve peaks prantsatama? Teatud piirini on võimalik seda vett puhastada, kui see õlireostus osutub ikka nii suureks, et meil jõud sellest üle ei käi, siis loomulikult tuleb jaam seisma panna. Kuidas kavatsetakse käituda järve täieliku reostumise korral? Eks siis käivitub selline stsenaarium B, et tuleb kasutusele võtta kõik põhjaveevarud, põhjaveeressurss, mis meil Tallinna linnas on olemas. Põhjavesi on heas olukorras, ei täiesti joogikõlbulik ja vastab nõuetele. Vesi on elu alus, kuid teatud puhkudel võib ta korda saata palju pahandust. Enne 2005. aastat ega tänapäevane inimene väga uskunudki, et võib juhtuda selline asi, et pool või suur osa linnast jääb vee alla, näiteks nagu Pärnus juhtus. Siin on Pärnu linnakaart, mis näitab veetõusu kuni 5 meetrini, ehk siis tegemist on sellise pisut liialdatud skeemiga. Aga kui veetõus oleks 5 meetrit, siis jääks välja ainult kesklinna piirkond ja siis siin pisut seda Riiamaante ümbrust ka. Pärnu üleujutuse põhjustajateks võib pidada kõrget veetaset ja meile ebasoodsat tuulesuunda. Aga mis saab Eestist siis, kui Gröönimaa sulama hakkab? Et see oleks pilt, kui Gröönimaa ja siis Antarktika liustikud oleksid täielikult sulanud. Et siis veetase tõuseks kuskil 68 meetrit. Et Eestis tegelikult kujuneks välja üldse meie lähiümbrusest on tegelikult saarestik. Aga et isegi Gröönimaa sulamiseks läheks aega umbes 2000 aastat. Tähendab, ja ei ole selge, et see veel on. Selles mõttes, et see ei ole pidev protsess, kuna Gröönimaa sulades avaneb väga suur kogus sulavett ookeani. Et me ei tea, kuidas see protsess käima läheb sellisel juhul. Pigem tuleb jälle jahenemine ka selle peale kohe. Ma aega ütle 2018 kuskil nii on veetase samal tasemel, mis oli kunagi 1200 aastat tagasi. Siis see oli kloostri. Ligemale pool purjespordikeskust kuskil saab olema siis vee all. Kes oleks osanud arvata, et kõige suurem häda, mis võib ühe väikerahva välja suretada, varitseb meid hoopis lähemal, kui me seda arvata oskame. Igal aastal juhtub Eestis nagu üks Estonia katastroof. Loomulikult käib jutt viinakuradist ja see puudutab pea iga ühte meist. Igal aastal sureb kuskil 2000 inimest alkoholi tarvitamisega seonduvalt. Siis nii väikesele rahvale, nagu me oleme, siis see on kindlasti tõsiselt raske olukord. Alkoholi liigtarbimine on seotud enam kui 60 erineva haigusseisundi tekkega. Nendes haigusseisundites on sees nagu kõik meil kõige enam levinud haigused. Tõepoolest, alkoholi mõju inimorganismile on laastav. Südame-veresoonkonna haigused, alkoholil on osa kõrge vererõhu tekkes, kõrge vererõhu hoidmise, sealt edasi siis juba ajuinsuldid, infarktid. Siis on alkohol seotud mitmete vähkide tekkega, eriti kui on kombinatsioonis liigne alkoholi tarvitamine suitsetamisega. Ja siis muidugi on alkohol seotud erinevate õnnetustega. Alkoholi joobe osakaal tapmiste ja mõrvade puhul on kuskil 30%. Et kui me võtame arvesse, et keskelt läbi kuskil tapetakse 80 inimest aastas, suurusjärk 70–80, oleneb aastast, et siis 30% neist on toime pandud alkoholijoobes. Ja päris suur hulk nendest on nii-öelda politseikeeles siis olmetapmised, kus on kas siis omavahel tuttavad, pereteemad, mured sellised. Eesti rahva aktiivses hävitamises on oma roll ka roolijoodikutel. 2009, kus meil hukkus liikluses 100 inimest, siis
võib öelda, et kuskil 45 nendest hukkusid joobes juhisel. Eesti kõige suurem oht on eestlane ise, mitte keegi teine. Ja lisaks autojuhtidele peaksid alkoholist ringiga mööda käima ka kõik last kandvad tulevased Eesti emad. Üks lonks ning lapse elu võib olla igaveseks rikutud. Kui raseduse ajal ema võib-olla ka ainult vähe alkoholi tarvitab, siis see võib väga tõsiselt seada ohtu veel sündimata nii-öelda lapse terviseks. Ei ole vähimat alkoholikogust, mis on kahjutu lootele ja ei ole ka ohutut raseduse perioodi. Aga mis see pisikene pits ikka lootele teeb? Täpsemalt on niimoodi, et alkohol läbib platsentaarbarjääri ja satub koheselt loote vereringesse. Kuna loode ise ei saa seda alkoholi kiiresti kahjutuks muuta, maks veel ei ole selleks valmis, siis see püsib seal veres oluliselt kauem kui ema veres. Sealt edasi põhjustab ta loote veresoonte kokkutõmbumise, loote vererõhk langeb, see tita saab vähem toitaineid ja areng peetub, ta jääb oma kasvult väiksemaks ja võivad tekkida siis kahjustused erinevates organites, eeskätt siis ajus. Kuidas kõlab, eks ole, kui ma ütlen, et arvatavasti ka praegu ikkagi nii-öelda meie ümber ringi käivatest inimestest paljud inimesed on ajukahjustusega tulenevalt alkoholi tarvitamisest. Tulevase ema alkoholilembuse tõttu taandarenenud last nimetatakse FAS-lapseks. FAS, see tähendab fetaalset alkoholisündroomi. Nad võivad olla väga püsimatud probleemid töökoha leidmisel, nad ei oska rahaga ümber käia, aga nemad tulevikus võivad tarvitada rohkem alkoholi, nad võivad sattuda narkootikumide küüsi. Ühesõnaga, nende kogu elu alates siis sünnist võib olla keerulisem. Ka välimus on FAS-lastel normaalsetest lastest erinev. Nendel kõigepealt on väike pea, suhteliselt madal lauk ja nendel on omapärane siis silmade lõige, et nad tavaliselt on ka lisalauk ehk epikantus, siis nendel on lai silmade vahe, siis lühike nina, nende ülahuul on tavaliselt väga kitsas, nende kõrvad võivad asetseda veidi normist allpool ja väike alalõug, et need on niisugused klassikalised näosümptomid. Eesti FAS-laste kohta ametlik informatsioon puudub, kuid mitteametlikel andmetel sünnib Eestis igal aastal kuni 48 FAS-sündroomiga last. Laiema alkoholist põhjustatud sünnidefektide esinemissagedus on veelgi suurem ehk kuni 160 last aastas, mis teeb 20 aasta peale juba 3200 last. Aga mis päästaks siis eestlasi surnuks joomisest? Et ikkagi riiklikud alkoholipoliitilised meetmed, mis nii-öelda peamiselt seisavad 3 jalal ehk teisisõnu hinna tõstmine, kättesaadavuse piiramine ja reklaami keelustamine. Et on inimesed, kelle jaoks on alkohol vastu näidustatud ja loomulikult nemad peavad alkoholist ringiga mööda käima. Õnneks on see inimeste hulk siiski tuntav vähemus, et mõne protsendi pärast ühiskonnas me ei tohiks nagu muuta regulatsioone või seadusi selliseks või hoiakuid selliseks, et alkohol tuleb täielikult nagu nii-öelda tabuks kuulutada. Mina ise ka võtan alkoholi ja ma olen sellest tulnud, et natukene saan seda rahutada. Miks inimesed alkoholi võtavad, ma võin teile öelda. Stress. Ma soovitaksin alkoholi suhtuda väärikalt, et ta on jook, mis võib olla väga hea selline seltskondlikutel puhkudel ja ka kerge siukene stimulaator selleks, et kinnine eestlane tunneks ennast lõõgastunumalt. See ikka ole see pärand, et me 50 aastat olime vangis, meid kuskil ei lastud. Inimesed nägid ju ka siin televiisoris, kuidas Soomes elati. Eks see oli ka üks põhjus, miks seda viina ikka jooma hakati. Aga ma usun, see on väga suur probleem. Maailma lõppu ei tulegi. Toimub ainult tsivilisatsiooni häving. Lõpetuseks võime öelda, et elame üsnagi tasasel maal. Peaaegu, et nagu vanajumala enda selja taga. Ei ole siin mehemõõtu maavärinaid ega laastavaid hiidlaineid. Seega sõltub Eesti riigi püsimajäämine vaid meist endist. Õhtuma viimased tunnid, kaunise kohutun looja, õhtuma lõhku on käes ja õhtu ei taas palju soo.